Tervitust, aulikud vaatajad! Mul on väga uhke tunne, et testida nüüd esimest Volvot Eestis, mis on siis topeltsiduriga käigukastiga, inglise keeles double clutch e-shift. See siis endast siis põhimõtteliselt tähendab seda, et sul on käigukast, kuhu on ära mahutatud siis 2 sidurit ja 2 tavalist käigukasti. See on nüüd selles mõttes revolutsiooniline, et suurte autode valdkonnas on see nüüd esimene veoauto tootja, kes siis kasutab niisugust käigukasti süsteemi. Ta tuli küll esimesena see nüüd uus FA välja 2012 aasta ja siis ta juba mainis, et ta teeb niisuguse asja, aga täna on nüüd aasta 2014 ja nüüd ta alles tuli välja, mis põhimõtteliselt minu silmis tähendab seda, et ta nii palju seda testis, et tulla välja siis korraliku asjaga. Küll ta pakub seda praegu ainult FH 13 liitristele mootoritele ja ka siis nii-öelda maantee vedude puhul ehk pikamaa veokitele. FH 16 hetkel veel ei saa, aga tõenäoliselt on sellepärast, et nad testivad veel seda asja ja kontrollivad, et kõik ikkagi oleks täpne ja kõik töötaks korrektselt. Küll on topeltsiduriga väikestel autodel olemas, ma tean, näiteks Volkswagen on tuntud, Volkswagen Audi kasutavad seda, neil on ka 7-käiguline topeltsiduriga ja see on siis tavaline 12-käiguline topeltsiduriga. Nüüd töö põhimõtetest on niimoodi, et tal on üks sidur on paaritu arv käikude jaoks ja teine sidur on siis paaris arv käikude jaoks ja see käikude vahetamine just esimesel, teisel, kolmandale, vaat see koht tekib, vahetamine on sirge, ehk seal ei teki mingeid vahesi sisse. Kui ta nüüd näiteks vahetab teisest 4. või 3. 5. siis tekib väike vahe sisse ja tekib vahe ka sisse, kui ta vahetab nii-öelda siis seda madalat kasti ja kõrget kasti, ehk siis 6. 7. peale on ka väike vahe sees. Aga seni, kuni ta töötab järjest, see on nagu siuke uskumatu kogemus, et kui järjest asjad lähevad, et veel piltlikult öeldes siis, kes on sõitnud näiteks Tallinna linnaliini bussidega, millel on siis täisautomaatsed käigukastid peal, siis see hääl on sama. Küll ei ole see nii-öelda siis see tunne sama, sest seal ikka tekib mingi jõnks sisse, aga siin autos ei ole isegi mingit jõnksu. Lihtsalt näed, et numbrid vahetuvad ja pöörete kell natukene kukub ja muud vahet ei ole. Siin tehnilise poole pealt siis veel, et Volvo ikkagi kasutab 2 niisugust suurt ketast, nagu tavalised sidurid on ja sellega see asi töötab. Proovin teha väikse sellise näite, piltlikult näidata teile, kuidas ta siis neid käike vahetab, kuigi see on suhteliselt raske, et seda peab omal nahalt tundma, aga vaatame, mis me siin teha anname. Vaatame need liiklused ära ja siis, kui meil läheb see roheline tuli siin põlema, siis meil on nii-öelda start ja anname agu alla. Mis ta teeb, et siis ongi see, kus ta vahetab siis madalat kasti kõrge kasti vahele, seal ta kindlasti pikema vahe, aga kui ta järjest nüüd lülitab, siis see on nagu müstiline ja läks lahti. Esimene on sees, vaata, mis ta teeb. Ära korreks 4, tekkis väike vahe. 6 on vahe, nüüd ta teeb veel ühe väikse vahe ja siis ta hakkab järjest panema ja see on pull. Nii, 8. Praegu on 8. Vahe peaks tulema 9. 9 käis ära vahepeal, kas keegi midagi sai aru, aga punane tuli ei saa rohkem seda teha, proovime järgmise edasi. Nii. Meil on muidugi õige koorem ka, et ta on täis koorem ehk 24 tonni koormat, mis ongi selle puhul siis kõige parem, et saad kõige paremini testida. Läheme edasi, paneme gaasi põhja, 9. käik on sees. Kohe vahetab, 9, 10 plaksti sees. Turbokell on täitsa paigas, turbokell ei anna sentigi järgi, mida tavaliselt puhul kunagi ei näe. Et just ongi see põhimure selle, mitte mure siis, aga lihtsalt mis ta on, et kui sa sõidad näiteks mäest üles, sul on kas manuaalkast või robotiseeritud see eelmine käigukast, mitte siis e-shift double clutch ehk topeltsidur, siis mäest üles minnes ongi käiku vahetades see, kui pool käigu alla vahetab, see turborõhk ei kao nii ära, aga kui sa nagu terve käigu või pead käigupesa vahetama, siis see turborõhk läheb nii palju alla ja see ongi see probleem, et sa pead täpselt õigel hetkel, hästi kiiresti peab käsi käima, et siis nagu saad edasi, sest kui sa natuke käega siis viivitad, siis sellest käigu vahetusest pole abi, aga nüüd sellel süsteemil on nagu väga muretu see asi, et see ükstaskõik, kas sa oled mäe peal või mäest alla, need lähevad järjest sisse ja kiirus ei kahane. Lisaks siis sellele, et kiirendamisel läheb kõik niimoodi järjest ja sujuvalt ja kiirelt,
siis ka mootoripiduri puhul toimib see ehk paned mootoripiduri põhja ja alla vahetades need käigud lähevad sujuvalt otse üksteise järel allapoole ehk ei teki ka samamoodi mitte mingeid vahesi sisse. Kes tähelepanelik silm nüüd näeb ära, et mul siin on kuidagi jõle tühjus, mul ei ole siin ühte niisugust asja, mis tavaliselt e-shiftide puhul on. Ehk siin ei ole olemas, või siin hetkel ei ole seda käigukangi, need on liikunud ära nuppudele siia armatuuri, aga kes tahab, saab ka selle käigukangi tagasi. Et mis siin väiksed erinevused on, et näiteks siin ei ole enam seda power nuppu, kui ta siin nuppude peal on, ja siin ei ole ka seda manuaalnuppu, et sa ei saa päris manuaalselt vahetada. Küll on siin selline hold nupp, et kui sa näed, et sul mäe tipp on tulemas ja tahad, et ta veel alla ei vahetaks, siis sa saad seda hold nuppu panna, ehk see on siis eestikeelne tõlge, et hoia. Nii proovime ka siis ära selle, et kuidas siis alla vahetades mootoripiduriga see asi toimub. Nii, lükkan kangi alla. Nii, 9 on sees. Tal on praegu pöörded on suht kõrgel. Piduriga aitame juurde. 9. 8. Ühtlaselt pidurdus toimub kogu aeg tänu sellele. Ja enam rohkem ei saa praegu kasutama. Kiirendame ka vahelduseks. Kui nüüd keegi mõtleb, miks talle üldse vaja seda topeltsiduriga käigukasti, siis tegelikult niisugust otse sirget maad sõites, siis seal talle eelised võib-olla nii suured ei olegi. Pigem ta sobiks sinna künklikuma ja mägisema tee peale. Volvo oli siis YouTube'i pannud video, kus siis üks veoauto oli see topeltsiduriga kast ja teine oli tavaline, siis nad nõlvalt startisid ja oli ilusti näha, et kes eest ära läheb, ehk siis topeltsiduriga kast läks ilusti eest ära. Ja siis sellelt tulenevalt on ka kindlasti ilusti aru saada, et tänu sellele on kütusekulu kindlasti väiksem, sest sa jõuad ju kiiremini mäe otsa ja sellega kulub sul vahepeal vähem kütust. Ja lisaks mainis ta ka ära, et just ongi see topeltsiduriga kast sobib selliste linnaliiklusesse ja niisugusesse aeglasema liiklusega väiksematele teedele, kus seda just käiguvahetust on rohkem, et seal see eelis tuleb tal just esile. Hästi huvitav oli sõita sellega, jah, et esimestel meetritel, kus ta hakkas järjest käike vahetama, siis see käiguvahetus oli ikkagi niivõrd erinev, sest kui me eelnevalt sõitsime just siin natuke aega tagasi tavalise kastiga, siis just üritasin nagu meelde jätta, et kui kiiresti ta siis neid käike vahetab. Aga põhimõtteliselt mul ei oleks ka vaja seda teha olnud, sest see on nii palju teistsugune, et sa saad sellest vahest kohe aru. Ühesõnaga, mis seal ikka, selline võimalus tänapäeval on, kindlasti seda aga nüüd teised tootjad teevad järgi või tulevad tagant järgi sellega, sest see kindlasti ma usun, et sellel on perspektiivi ja sooviks ka ise kunagi niisuguse auto peal töötada. Aga järgmise korrani, nägemist!